14. aprillil toimus Tartu Veespa konverentsikeskuses teema- ja inspiratsioonipäev Kuhu lähed erihoolekanne. Päeva vältel astusid üles lapsevanemad, kohaliku omavalitsuse ja riigi esindajad ning teenusepakkujad, et jagada oma kogemusi, mõtteid ja inspiratsiooni. Milline on üks hea erihoolekande teenus, kuhu rahuliku südamega oma lapse tulevikus viiksid? No meie lapse eripärast tulenevalt kindlasti oskus ja tahe teda nii-öelda täiel määral toetada ja abistada just hoolekande või just hooldusteemade osas, et ta oleks nii-öelda toidetud, nii-öelda hooldatud, mähkmed vahetatud, et ootan lihtsalt tulevikust just sellist turvatunnet. Aga lihtsalt üldteada fakt on see, et pigem on alarahastatus, vähene meeskond, kellega siis püütakse tegelikult teenust üleval hoida, et võib-olla need on sellised märksõnad, mida kindlasti saab teenusepakkuja, kohaliku omavalitsus, riik tervikuna parandada. Ma näen enda tütre puhul, et see hooldusvajadus võib ka haiguse süvenedes poole aasta jooksul näiteks kardinaalselt muutuda, et ma vajan võib-olla juba poole aasta pärast hoopis teise profiiliga teenust, et ka selles osas peaks olema nagu paindlik, et kui ma ka ennast teenuse järjekorda panen, et siis ma saan ka tegelikult nagu selle volatiivsuse garantii sealt, et et kui on mul nagu teenuse vajaduses toimunud nagu mingi muutus, et ma saan ka tegelikult selles osas olla kindel, et riik võib-olla või siis kohalik omavalitsus või siis mingi konkreetne teenusepakkuja, kuhu ma olen huvitatud nii-öelda lapse viima, kas või päevasel ajal, et lihtsalt, et seal see vastuvõtuvõime ikkagi säilib. Mis on teie jaoks kõige raskem erihoolekandega seoses? Paindlikkuse puudumine ja see, et ma ei tea, mis mind nagu seoses minu lapsega ees võiks oodata. Et ma ei tea tegelikult nagu milleks me valmistume ja kas need lahendused on üldse need, mis mulle nagu ja minu perele sobivad. Need kogemused, mida me seni oleme saanud, sellist võib-olla mõistmatust ja vastused, et raha ei ole ja määruses ei ole ja nii edasi, et kuidas see lahendus siis nüüd peaks tekkima või kuna on teada, et järjekorrad on pikad ja siis võib-olla need, mis on olemas, meil ei ole teadlikkust, kas need sobivad siis lõplikult meie laste eripärade ja vajadustega. Et mis siis saab või kes siis teeb? Kes vastutab? Et see on nagu hästi segane pool. Kuna see järjekord on nagu nii pikk, et siis sa lõpuks saad äkki selle koha, aga et see koht võib olla hoopis, ma ei tea, kuskil Rakveres või Tallinnas või jumal teab kuskil, et mis ma siis teen, kas ma siis pean ka kolima sinna hoopis elukohta vahetama, töökohta vahetama. Võiks ikkagi olla elukoha järgne see või et ta ei peaks nädalaks ajaks sinna minema või ta saakski näiteks päevasel ajal seal olla, õhtul koju tulla või siis ongi juba mingi peremajad, et kuidagi seda kohaldada vastavalt perevajadustele siis nii-öelda. Keegi tuleb pakkuma, kõike pead ise uurima, et sul on see teekond, eks ju, praegu pooleli, et ise orienteeru selles rägastikus ja siis ole valmis, et sa kuuled siit-sealt ka ei või et ei saa. Ja mis me siis teeme edasi, eks ju? Jälle, kelle vastutus? Mis on teie jaoks kõige lootust andvam just erihoolekandega seoses? Seda, et sellest räägitakse, et me oleme siin koos ja meid kutsutakse ja meid kuulatakse ja me saame tõesti oma lastest rääkida ja tõesti nagu see võib-olla nagu tunned natukene juba, et keegi mõtlebki päriselt sinuga kaasa ja juba see annab nagu nii palju jõudu, et äkki me oleme nüüd sellel teel. Mis viiks nagu sinna, mis on õige. Ja ma olen nõus, ennem ka seal laval kõlas, et varasemalt on hästi palju proovitud, nagu nokitseme siin midagi, nokitseme seal midagi, üritame siin, üritame seal, aga just, et tuleks, ma ei saa öelda, et Eesti tuleks kokku, aga et rohkem igasuguseid kaasamõtlejaid, otsustajaid erinevatel tasanditel, et paneme pead kokku ja mõtleme midagi välja, et me ei oleks üksi enam. Sama, et julgetakse nagu rääkida sellel teemal, julgetakse nii-öelda, ei peideta enam neid lapsi nii-öelda kuskile kodudesse ära ja ikkagi surume peale ja nõuame oma õigusi ja võrdset suhtumist oma lastesse ja küll ühiskond kaasa tuleb, ma loodan. Millest unistate oma lapse tuleviku osas just? Mina unistan sellest, et Mirtelil oleks oma kodu, mille kohta võiksime me kõik öelda, et see on kodu. Hea turvaline koht, mis on temast lähtuv, kus ta on hoitud, hoolitsetud ja meie süda on rahul ja siis täpselt nii paindlik, et kui mul tuleb mõte täna õhtul temaga kuskile minna, siis ma saan ta sealt võtta või kui mul on vaja, ma ei tea, nädalaks ajaks
või tahtmine, issand jumal, abikaasaga reisile minna, et siis vähemalt ta on hoitud ja hoolitsetud ka nii sellise perioodi vältel, eks ju, või teiste perelastega aega veeta, et just selline paindlik ja lapsest lähtuv lahendus. Me räägime lapsest kogu aeg, aga tegelikult me räägime noorest täiskasvanust, on ju. Koht, kus ta tunneb ennast hästi aktsepteerituna, tahetuna, hoituna, armastatuna. Et seda kõike praegu ta saab või nad saavad Karoliini koolis. Ma näen, et need inimesed, kes seal töötavad, nad teevad seda suure armastusega ja tahtmisega ja toimub koostöö täpselt vanematega väga intensiivne. Kui see kool läbi saab, et see kõik see keskkond ja kõik see nagu jätkuks ja et ta ei oleks järsku see, et mis sa mind ei tahad kuskil, mis ma nüüd teen või kuidas mu elu edasi läheb. No minu laps on erivajadusega nii, ütleme selles mõttes, et ta ei ole küll erihoolekandesse, ei sobitu, aga tegelikult on ta täpselt samamoodi, vajab tuge igapäevaselt ja tegelikult see tugimeeskond seal kõrval peab olema. Aga mis täna tegelikult siin sellel konverentsil ka tegelikult võtmesõnad jäid meelde, oli tegelikult see, et kui laps saab 16-aastaks, siis riik ütleb, et see on täiskasvanu ja me ei saagi seal, temal kaovad igasugused toetused ja meetmed ära, ehk et siis ta jääb täiesti nagu lageda taeval, nagu siin tabavalt ka öeldi. Ja see on väga suur probleem, et me peaksime vaatama seda, et kui meil on erivajadusega lapsed, siis nende puhul me ei saaks võtta nii, et kui ta on 18, siis ta on automaatselt võimeline ise hakkama saama ja tal ei ole vaja neid toetusmeetmeid. Väga paljud lapsevanemad ütlesid ka seda ju, et nende elukorraldus ei muutu sellest, kui see 18 saabub, vaid see kõik läheb edasi. Pigem mure on see, et me läheme ise vanematena vanemaks, meie jõud raugeb sellisel võimekusel, nagu me võib-olla seda lapse algusaastatel olime ja see tasakaal läheb paigast ära, et see on kõige suurem nagu murekoht. Nii et minu sõnum on tegelikult see, et me peame jätkama täpselt samamoodi toetusmeetmeid, me peame andma erinevaid nii-öelda teenuseid, on ta siis koduteenus erivajadusega lapsele mingi siis päris hooldekodu või siukene asutus, aga seda seoses ikkagi lapsevanemaga koostöös. Millised on teie suurimad hirmud just tuleviku suhtes? No selles mõttes meie täna oleme töötanud selle süsteemi niimoodi välja, et meil on olemas koostööpartner, kes siis korraldabki tema elu ehk aitab tal elada ilma, et mina peaks seal juures olema. Ehk mina püüan nagu mõelda nii, et tema elab koos nii-öelda teenuse osutajaga ja ta kasutab teenust nii palju, kui tal vaja ja nii vähem kui võimalik, et jätta ka seda ruumi, et see iseseisvumisele, et me ei teeks kõik asju eest ära, aga samas peab olema võimalus, et kui tal see abi on, et siis see on tal käepärast. Milliseid mõtteid ja tundeid tänane päev siis tekitanud on? Selliseid konverentsi on vaja, sellepärast, et siia tulevad inimesed kokku, valdkonna inimesed, kes soovivad jagada üksteisega seda infot ja mis tore on ju see, et seda jagatakse nii-öelda siis meedias. Et me ei jää päriselt üksinda siia konverentsisaali rääkima, vaid me püüame sellega nagu nii-öelda siis avada rohkem ühiskonnale ja teemade rääkimine peab olema pidevalt, et see järjepidevus, et ta ei oleks selline ühekordne, et nüüd me arutasime ära ja siis tuleme järgmine aasta jälle hakkame uuesti arutama, et mina võtan ikkagi positiivselt kaasa neid mõtteid ja see on väga vajalik. Kuidas tagada see, et pärast hariduse omandamist ei jääks noored ja nende pered nii-öelda teenustühimikku? Minu jaoks on äkki oluline see, et kui me räägime, et haridussüsteemis me toetame lapsi kuni 18, ja lastekaitsetöötajad toetavad lapsi ka kuni 18, kuid tegelikult on see tervikvaade peaks olema ikkagi omavalitsusel. Kuidas toetada last isegi siis, kui ta lõpetab põhikooli ja asub edasi. Ja lastekaitsetöötajaga tegelikult võiks hakata juba pere koostööd tegema paar aastat ennem, kui laps saab 18, et kuidas planeerida
lapse tulevik, kuidas mõelda, mis saab siis ja millised teenused oleks talle kättesaadavad, kas tal on võimalik edasi õppida või ta peaks minema erihoolekande teenustele. Me teame tegelikult, et ega ükski laps, kui ta saab 18, et nüüd on kohe suur ja läheb oma elu peale. Ja puudega lapse puhul me peame ikkagi lähtuma sellest, et ta vajab tuge, toetust ükskõik millal ja kuidas. Et seega tegelikult terviksüsteemi loomine peaks algama juba lastekaitsesüsteemist. Kuidas on plaanis tugevdada koostööd hariduse ja hoolekande vahel, et üleminek oleks sujuv? Ma tean, et haridusministeeriumis on etteplaneerimisel toimetuleku ja lihtsalt õppekavad ümbervaatamine seoses hariduse seda õppekava vanusepiiri tõstmisega kuni 18 ja praegult oleme nendega suhelnud, kuidas oleks tagatud see, et laps, kui saab lõpetab 9. klassi ära, et ei oleks mingid lisaastat, vaid olekski terviksüsteem, et õppe toimiks kuni keskhariduse omandamiseni, ütleme, kas 11 aastat, 12 aastat, lähtuvalt siis erinevast õppeprogrammidest. Ja ma tean, et haridusministeerium on seda õppekava muutmas ja need muudatused on praegu just töös. Ja täiendavalt oleme suhelnud haridusministeeriumi, kuidas tuleks rohkem õppekohti nendele noortele, kes ei saa tavaõppekavaga hakkama, riiklik õppekava alusel otse keskharidus, kutsekooli minnes, vaid ongi see, et natuke nõrgemad õppekavad. Ja haridusministeerium, ma tean, et suurendab sellest õppeaastast toimetulek õppekava noorte õppimisvõimaluste jaoks kohti. Et tegelikult meil 2 ministeeriumi vahel toimuvad arutelud, et kuidas oleks ikkagi edasiõppimisvõimalused paremini kättesaadavad peale 9. klassi lõpetamist. Kuidas Sotsiaalministeerium kaasab lapsevanemaid ja teenusesaajaid tuleviku kujundamisse? Lapsevanemate otse kaasamine on väga keeruline, sellepärast, et lapsevanemaid on palju ja tegelikult iga lugu on omamoodi. Teenusepakkujatega koostöö toimub läbi erialaliitude. Lapsevanemate kaasamisel me ootaks ikkagi koostöös ja tuge Eesti Puuetega Inimeste Kojast, sest aastate jooksul on paljud lapsevanemad ühinenud, on tekkinud eraldi organisatsioonid, ühendused ja niimoodi sääl jõuab kaugemale. Iga lapsevanemini ministeeriumi tasandil on raske leida, aga ma võin öelda selles mõttes on see, et mida rohkem on kogemusi nendel ametnikel, kes on kokku puutunud puudega lastega, nende tulevikuga, nende mineviku probleemidega, seda rohkem nad mõistavad ja toetavad. Et ma arvan, et minu pluss on jälle see, et ma olen ise olnud puudega lapsevanem peaaegu 24 aastat ja jään terveks eluks selleks, et seega võiks öelda, et ministeerium kaasab väga hästi, et üks on nendest osakonna juhatajaks saanud. Et ma arvan, et see ongi see koht pigem rääkida, kuulata, teha koostööd ja kuidas leida ühiseid lahendusi. Millised on teie kui kohaliku omavalitsuse suurimad väljakutsed erihoolekande teenuste pakkumisel? Kindlasti suurimad väljakutsed täna on piisavalt teenuskohtade olemasolu ja me räägime mitte üle Eesti, vaid just kogukonnapõhiste teenuste kättesaadavus, ehk siis Tallinna piirkonnas. Aga kui me vaatame teise poole pealt, siis üha süvenev väljakutse vajaliku personali leidmisel, professionaalse personali leidmisel, et see on üha süvenev, konkureerivad ju mitmed valdkonnad sellele, alustas üldhooldusest lõpetades tervishoiusüsteemiga, kus küll võib-olla väikeste erisustega, aga sama tegelikult töötajaskond on väga hinnatud, et ja lõpuks on siis palgasurve, mis sinna tekib, et see on see, mis täna sotsiaalvaldkond hästi palju kimmutab. Mis saame praegu tehakse, et need probleemid paremaks läheks? Eks siin on mitmeid kohti. Üks koht on just see, et ka lihtsalt raha juurde planeerida, aga tegelikult on väga palju ka sellest vaadata üle, kuidas me täna teenuseid korraldame. Et Tallinna näiteks me oleme erihoolekande teenuse korralduse toonud 4 asutusest kokku 1 asutusse, just selle eesmärgil, et olla konkurentsivõimelisem, kasutada siis professionaalset personali ressursisäästlikumalt, mitte nüüd kokku hoides, vaid seda rohkemat teenust osutades, ehk siis sama vahendite eest saada siis rohkem teenust. Et need on need kohad ja eks siis ka teatud lisa sellised väärtused, mida siis tööandjad, näiteks linna hallatav asutus siis töötajatele ka pakub, et just ka inimesi hoida, et sellist väärtustamist, mõtestamist ja pakkuda siis ka midagi tagasiandmisvõimalust töötajaskonnale. Kuidas julgustate kogukonda aktsepteerima ja kaasama psüühilise erivajadusega inimesi? Ma olen alati öelnud seda, et me kõik oleme teatud erivajadusega, et lihtsalt mõned on meile võib-olla natukene harjumatud ja tundub nagu võõrastav, aga tegelikult kui tundma õppida, siis ka erivajadusega inimesed on väga toredad, neil on omad rõõmud, meil on omad rõõmud, et kindlasti ei tohiks karta ja võib-olla
tasuks ka mõnikord mõelda inimestel, et kui minu perekonnas oleks selline laps, selline lähedane, et kuidas ma siis tahaksin, et ülejäänud minu naabrid või siis muu kogukond temasse suhtuks, meie peresse suhtuks. Et võib-olla see kirgastab vahest ka mõttemaailma inimestel, et see isiklik kogemuse seostamine võiks olla üks koht, mis aitab muuta. Aga võib-olla natukene kattub, aga et kas just teie oma valitsusel on mingeid uudseid või eristuvaid lahendusi, mida olete rakendanud? Me pöörame oluliselt rohkem tähelepanu on just inimese personaalsest vajadusest lähtuva teenuse planeerimine. Ehk meil tihtipeale täna jätkuvalt või siiani on seda, et meil on olemas teatud rida loetelu teenuseid, siis võtame inimese ja me püüame igal juhul teda ühte kohta sinna sobitada. Et pigem me püüaksime võtta seda, et meil on inimene oma individuaalsete, personaalseste, kogukondlike perevajadustega. Nüüd on meil selline suur assortii erinevatest siis teenuskomponentidest ja me hakkame sellest assortiist panema personaalset siis sellist kommikarpi kokku, et see oleks täpselt võimalikult toetav selleks, et see inimene, pere saaks võimalikult hästi hakkama. Ja üks pool, mis me veel püüame, on sellist, võib-olla jälle see sama ühendasutuse läbi, et sellist traditsiooniliselt kliendi, pere või lähedaste ja teenusosutaja vahelist koostööd. Et see oleks sisulisem, annaks tagasi, sest tegelikult sellise igapäevase toe ja iseseisvuse pakkumine või tõstmine ei ole ainult teenusosutaja selline väljakutse, vaid see on koostöö teenusosutaja ja selle inimese lähedaste vahel ja üksteise võimestamine. Ehk see on selline aktiivne, sisuline tagasiside, mitte see, et oli tore päev, nüüd võib koju minna. Et on küll tehtud, on hulgaliselt tehtud arutelud, töögrupp, erinevaid strateegiaid ja väljatöötamiskavatsusi, aga sellist võib-olla strateegilist arendamist ja ühist arendamist on täna jäänud vajaka. Ja kui seda välja öelda, siis mul vahest tundub, et ongi see, et lähed erilaspesa nagu torkimis, kõik tunnevad riivatult, sealhulgas ka meie ise, et ega omavalitsuse poole pealt saab ka alati rohkem teha. Et see on see koht, kus võib-olla peaksime tõesti laskma need barjäärid silotornidena lahti, et riik, kohalik omavalitsus ja siis veel ministeerium, et tuleme ühiselt kokku ja paneme paika nagu need arengusuunad, kuhu me liigume ja hakkame ka liikuma. Ja see ei ole lihtsalt see, et vastused raha ei ole kunagi piisavalt, tuleb sellega tegeleda, aga ka vaadata teenust sisse, et täna on ka teenuste sees kindlasti neid kohti, mida saaks teha mõistlikumalt, ratsionaalsemalt, ja siis teiselt poolt vaadata otsa, et millised on ka laiemad rahalised võimalused, aga täna natuke tundub, et on selline, jäädakse et raha ei ole, nüanssi taha ja siis me jäämegi seisma. Mida te näete erihoolekande valdkonna probleemide lahendusena? No täna ma arvan, on ennekõike vaja tekitada ühiskonnas diskussioon ja tuua see erihoolekande valdkond üldhooldusteenuse kõrval siis prioriteetsete teemade hulka. Et üldhooldusreform on siin aastate jooksul tõesti meedia tähelepanu ja ühiskonnas arutelu leidnud, aga ka meie küllaltki väike võib-olla sihtrühm võrreldes üldhooldusteenuse saajatega, kes erihoolekande teenuse vajaja on, siis hoolimata sellest väiksusest on väga spetsiifiline ja vajab täiendavat tähelepanu, arutelu, sest et olgem ausad, ilma rahalise ressursita me tegelikult seda tulevikku paremaks ei tee. Kuidas toetate peresid üleminekul nooruki east täiskasvanu ellu? No võt, see on selline keeruline küsimus, et kui me erihoolekande teenust vaatame, siis teenus sihtrühm algab 18 eluaastast. Aga ma arvan, et selles kontekstis me pigem arutleme ja mõtiskleme selle üle, et kui see noor on alates 16 kooli lõpetanu või ka oma pikendatud õppeaastate lõpetanu, et kuidas me siis saame neid peresid ja neid inimesi toetada. Ega head ja otsest konkreetset vastust mul ei ole täna anda, kui oleksime seda ammu selle välja õiganud, aga mida ma oma ettekandes ajanappuse tõttu jätsin ütlemata, on kindlasti see, et meil on vaja tekitada sellele sihtrühmale võib-olla niisugune vaheaste, et kuhu tegelikult noored oma nii-öelda vanusegrupiga sarnased inimesed teenust kasutama saavad minna. Ja see on võib-olla see üks veel detail, mis on suurtest aruteludest jäänud välja. Et see on üks aspekt, sest et lähedased, kellele me ka teenuskohta oleme pakkunud, et tema noor pereliige on meil järjekorras, nad sageli ütlevad ka meile teenuskoha pakkumisest ära, sest nad ütlevad, et neil on piisavalt elujõudu endale
hoolitsevad oma lähedase isiku eest kodus, aga samas me teame, et nad vajavad ka hingetõmbeaega ja akude laadimist, et sellist paindlikku vajaduspõhist toetust peaks nendele peredele pakkuma. Kuidas aidatakse omavalitsusi, kellel pole piisavalt võimekust teenuseid arendada? No ennekõike on see küsimus, ma arvan, Sotsiaalministeeriumile, et kuidas aidatakse, aga ma arvan, et Eesti suuruse või samas ka väiksuse juures on kindlasti oluline kohalike omavalitsuste enda tihe koostöö. Ja seda siis võib-olla ka linnade valdade liit aitaks korraldada, sest et kui me võtame suured omavalitsused, Tallinn, Tartu, ma usun, et nendel ei olegi nii suurt nagu raskuskeset nagu korralduse vaates, kui et et oleks ka piisavalt spetsialiste sotsiaaltöö valdkonnas ja raha, et teenust osutada. Aga kui me võtame väiksemad kohalikud omavalitsused, siis kus võib-olla see teenuse vajaja osakaal ei olegi nii suur, et kas on mõistlik kohalikul omavalitsusel endal igat spetsiifilist teenust välja arendada, et peaks olema sellist mobiilsust ja kindlasti kohalike omavalitsuste vahel koopereerumist, head tahet, koostööd. Millised hetked või mõtted tänasest on teid kõige rohkem puudutanud või mõtlema pannud? Tänase päeva võib-olla kõige olulisem ongi see, et ta liidab või et see päev on liitnud nii erineva tasandi inimesed, kes ise vajavad kogu seda teenust, erihoolekanne nende jaoks on mõnes mõttes miski, mis neid elus saadab, ja siis on teine pool, kes kogu seda asja planeerib, kohalik omavalitsus, riigi esindajad, ja mulle tundub, et sellist üheskoos, muidugi seda teemat teatakse, aga sellises väikeses ruumis terve päeva jooksul üheskoos koos, et siin kindlasti midagi on rohkemat õhus kui varasematel kordadel. Kas te märkate mingeid ühiseid mustreid ka nende erinevate tasandite vahel? Mulle tundub, et kõige rohkem on ikkagi võib-olla seda nagu valmisolekut ja teineteise poolt olekut või õieti seda nagu puudust, et need asjad on ju emotsionaalsed sellepärast, et lapsevanem ei mõista iga kord teenuse pakkujat nii-öelda, ta ei mõista seda, kes tema lapsega koos satub mingitesse siis konfliktsituatsioonidesse. Võib-olla on see väljakutse sellises mingis teistsuguses empaatias, mida need olukorrad vajavad, et äkki me ei ole selles kõige osavamad, aga mulle küll tundub, et täna need lood, mis siin lava peal on kõlanud, et nad aitavad nagu mõista seda, et ühest küljest lapsevanem, kuidas tema seda tajub ja näeb, ja et iga natukene nagu ettevaatamatu sõna võib olla lihtsalt see viimane selles karikas, mis lõpuks hakkab üle ajama. Kas te arvate, et me liigume pigem lahenduste või pigem uute küsimuste suunas? Ma arvan, et need ei ole vastandid. Et pigem ma arvan, et uued küsimused ongi vajalikud praegu. Et nii nagu me oleme seda teenust ühiskonna planeerimisel siiamaani vaadanud, ma arvan, et seda ei saagi niimoodi vaadata enam. Et siin ongi vaja mingeid uusi küsimusi ja täiesti uusi vaatenurki. Isade paneelis seda oli kindlasti, emade paneelis oli seda. Ma arvan, et inimesed ootavad palju rohkem kaasamist, kaasavõtmist, kui seda siiamaani süsteem on suutnud pakkuda. Et selles mõttes ma arvan, et see ei ole paha, kui me püüame nendele vanadele küsimustele otsimise asemel leida hoopis uusi küsimusi ja hakkame sealt lahendusi leidma. Kui peaksite sõnastama tänase päeva sõnumi või mõtte, siis mis see oleks? Üheskoos, ainult toetudes teineteisele, ainult mõistes vajadusi ja mõistes seda, mis täna on perede suure hoolduskoormuse taga olev probleem, on võimalik hakata lahendusi leidma. Et seda ei saa disainida kuskil kontoris, seda ei saa kuskil kabinetis valmis kirjutada, vaid seda saab koos konkreetses piirkonnas siin elavate laste, siin elavate täiskasvanute abil teha. Ma tahan lihtsalt tänada Puuetega Inimeste Koda selle tänase teemapäeva eest, et väga hea avapauk ja selline diskussioon ja arutelu pluss need lähedased inimesed, kes oma perekogemuslugu siin jagavad,
müts maha, nende igapäevaelu ei ole üldse kerge, aga nende jaoks me peamegi seda igapäevaelu paremaks muutma läbi riigiteenuste. Ma arvan, et eelkõige ongi see, et mõelda kastist välja, otsida lahendusi, mitte jääda kinni, et meil ei ole raha, meil ei ole võimalusi, meil on järjekorrad, sest tegelikult on see, et kui kõike tahta väga, siis alati leiduvad lahendused. Ega siia lõppu, ma arvan, jõudu, kindlat meelt ja selget visiooni koostööle, ja ma arvan, et niimoodi on võimalik tõesti, nii nagu ma ettekandeski ütlesin, et mägesid liigutada, et ühine jõud on see, mis tagab teatud sünergia. Me ei vaja lihtsalt nagu maja, kuhu me oma lapsed nagu nüüd edasi elama suuname, vaid nagu neil on, nagu meie käime on ju tööl, on ju, neil peab ka olema mingi päevane tegevus, kuhu nad lähevad, et et enam-vähem tõesti, et kõik see, mis meile pakub rõõmu ja mida me nagu naudime, et see peab olema neile ka tagatud. Jah, just. Ei ole mingi hääbumise koht. Nagu. Jah, just. Et tahavad elus osaleda ja meie asi on need tingimused neile pakkuda, sest nagu ma ütlesin, neil ei ole võimalust valida. Ja mis võiks olla järgmine samm pärast tänast, mis ei tohiks jääda ainult siia konverentsikeskusesse? Ma oskaks öelda seda, et mitte samm, vaid sammud. Et neid on kindlasti vaja palju astuda ja väga erinevas suunas, et see ei ole ainult nende vanemate probleem, et lihtne on näha, et see on sotsiaalosakond kuskil kohalikus omavalitsuses, see on ma ei tea, kuskil Sotsiaalkindlustusameti probleem, et see on tervikuna Eesti küsimus sellest, kuidas me ise ennast tajume, milliseid võimalusi me oleme valmis andma, millised on nagu miinimum ja kuidas me tegelikult suudame seda meie kõigi ühist ruumi sõnastada nii, et siin tunneksid hästi ka need, kes ise enda ees seista ei saa.